Nii, suured tänud siis kõigepealt korraldajatele kutsumast ja teile kõigile veehuvilistele tervitus minu poolt ja nagu jutuks siis oli, mina Baltic Agro aktsiaseltsi arendusdirektor ja kes võib-olla Baltic Agrot ei tea, siis oli selline firma nagu Kemira Agro, Kemira Growhow mingid aeg tagasi, nii et alates 95. aastast me oleme Eesti turul tegutsemas ja millega tegeleme, siis varustame põllumehi kõikvõimalike tarvikutega, mis neil vaja on ja ostame siis jällegi kokku ka selle, mis nad toodavad, eelkõige siis vilja ja müüme mujal maailmas maha, nii et sellised hulgikaubandusettevõtte, kui nii öelda siis. Ja sissejuhatuseks siis need samad faktid, mida ka täna juba korra võib-olla räägiti, et tõesti meie maakerast 70% on kaetud veega, nii et kui jah, siis need samad kosmonaudid, kellest me siin kuulsime, või astronaudid sealt aknast välja vaatavad, näevad nad sellist veega kaetud pilti enamasti. Ja kus siis maakeral see vesi asub? Need tõesti 97% on sellest soolane vesi, on ookeanides ja sellega meil suurt midagi pihta hakata ei ole. Ja see värske, puhas, mage vesi on tõesti väga väike, ainult 3% ja sellestki on enamus kuskil fikseeritud jäämägedes, näete 69%, 30% siis kuskil pinnavees ja ainult siis 1% on seda, mis siis meil pinnal voolab või seisab. Ja kus me siis seda vett kasutame, kui me kasutame seda magedat puhast vett, et enamus suuremast vee kasutajast ongi põllumajandus ja võib-olla siis selle tõttu ka mina täna siin, et võib-olla ongi tore kuulda võib-olla teise nurga alt kogu seda veega seonduvat, kui tõesti 24 aastat on veest räägitud, et samas siis põllumajandus on jah tõesti üks kõige suurem veetarbija, et 20% siis vaid tööstus ja kodumajapidamistes siis me kasutame 10% sellest magedast puhtast veest. Hiljuti Berliinis oli üks suur koosistumine, kus siis toodi need numbrid välja, et inimene kasutab oma igapäevaseks toiduks ligikaudu 3000 liitrit, 3 tonni vett päevas. Kas te kujutate ette, et seda ju iseenesest te nagu ei aimaks, et meie elu nii palju vett nõuab või väga niimoodi üldistatult võib siis isegi öelda, et 1 kilokalor on 1 liiter vett. Nii et sõltuvalt siis sellest, kui palju me sööme kaloreid omale sisse, siis seda rohkem on selle tootmiseks ka vett kulunud. Need samad faktid veel, mis ka juba minister välja tõi, et tõesti 2,4 miljardit inimest maakeral ei ole piisavalt varustatud puhta veega, see tähendab, et nad ei saa pesta. See ei tähenda võib-olla, et tal ei ole juua, aga võimalus oma igapäevaseks hügieeniks tal puudub. Nii et see on ju ligi 1/3 inimestest maakeral ja jällegi, kas me kujutame seda siin ette Eestis, et meil ei oleks vett, et ennast pesta. No veidi väiksem osa siis maakera inimesed on taolised, kellel siis tõesti joogivett igapäevaselt on puudu, nii et neid loetakse siis kuskil 663 miljonit inimest ja eelkõige siis troopikapiirkondades Aafrikas on taolised piirkonnad, kus siis puhas joogivesi on tõeline defitsiit. Ja kui nüüd maakera kaarti vaadata, et kus siis miski asi kasvab, see kaart ongi püütud niimoodi joonistada, et mida rohelisem, seda rohkem siis seal on seda rohelist taimkatet ja nagu näete, siis meie õnneks olemegi just seal selles kõige rohelisemas piirkonnas ja selle teemaga ma tahtsingi sinna siis jõuda, et me tõesti oleme väga rikkad, et meil on ohtralt kasutada seda puhast magedat vett, me saame kasvatada seal kõik võimalikke kultuure, loomi
ja eksportida siis seda kaupa sinna. Näete, see keskmine maakera osa, kus siis midagi õieti ei kasva, aga kus elab palju rohkem inimesi kui nendes piirkondades, kus jälle kasvab. Need tarbeid on seal väga palju, aga ei jätku. Miks ma tõin selle siia Austraalia põllumajandusministeeriumi logo? Vaadake, seal ei ole mitte ainult põllumajandus, vaid seal ka on põllumajandus- ja veeressursside ministeerium. Kas te kujutaks ette, et meil oleks siin maaeluministeerium ja veeressursiministeerium? Keegi ei kujuta ette, sest seda vett on meil nii palju, keegi ei mõtlegi selle peale. Seda kuskilt tuleb ju tasuta kogu aeg pidevalt, aga nemad on niivõrd veehädas, et nad lausa ministeeriumi nime sees märgivad veel seda üle, et nad on veeressursiministeerium. Et kus siis jah nüüd see veepuudus kõige suurem on, täpselt siis vastupidine kaart eelmisele, et mida punasem, seda suurem veepuudus ja täpselt need samad ekvaatori, no ütleme üleval pool ekvaatorit piirkonnad, kus tõesti veepuudus on väga suur. Ja nüüd väike mõistatus, öelge ära, mis see pilt kujutab, kas see on mõne liblika tiib või midagi. Aga ei ole, see on põld, see on terrasspõld kuskil Hiinamaal, kus kasvatatakse riisi. Et sellise vahva nurga alt võib ta sedasi välja paista, võib-olla siin isegi on näha, võib-olla mõni puu ja väike vannike kuskil paistis ka, aga ma nüüd zoomin lähemale ja näete siis sealt peaks tegelikult miljoneid selliseid tüdrukuid paistma, kes seal siis selle terrassi peal siis riisi istutavad ja seda vett siis kasutavad igapäevaselt, et midagi sealt süüa saaks. Ja kui nüüd taolist pilti vaadata, see on siis võib-olla teiselt poolt maakera. Jälle pilt on mõistatus, et mis see nüüd on. See on siis üks tavaline kuskil Texase piirkonna põllumajanduspiirkond. Nii et näete, mitte midagi ei kasva, kus ei ole kunstlikku niisutamist. Ainult need ümarad sellised ringid, see tähendab, et see niisutussektor käib sedasi ringi, kastab selle põllu ära või kus siis on kandiliselt, siis seal ta sõidab sedasi ühest servast teise, see niisutusagregaat. Nii et kas te jälle kujutaks ette, et meil Eestis oleks vaja sellist asja teha? Loetakse umbes 1000 eurot või dollarit siis hektari kohta läheb põllukultuur kallimaks, kui peaks taolist niisutust igapäevaselt kasutama. Ja kus siis jah, seda kunstlikult niisutamist kõige rohkem kasutataksegi, ongi kaks suuremat rahvastikuga riiki, Hiina ja India, kes siis 40% veest ära kasutavad oma põldude kastmiseks. Ja näete ka USA suhteliselt palju, nii et ma selle USA põldu ei hakanud nüüd zoomima, seal oleks üks kauboi kaabuga pidanud üks farmer olema siis. Aga kui palju siis jah vett kulub, et midagi toota? Näete, üllatavalt suured kogused, nii et seesama teravili, mida meiegi siin kasvatame, siin nisu on pandud, et 1 kilo tootmiseks läheb 1400 liitrit vett, üllatavalt kõige väiksema, näete, veetarbega on kartul, 250 liitriga ainult saab hakkama kartuli kasvatamisel. Äkki tõesti, ja riis siis jah, nagu seal kõige suurema veetarbega siis 3400. Ka looma kasvatuses on väga suur erinevus veetarbel, siis kõige suurema veetarbega on see, kui me kasvatame veiseid, 10 000 kuni 20 000 öeldakse, sõltuvalt erinevast pidamisviisist. Veidi väiksem siis lammastel ja sigadel, pool või kolmandik sellest, kanadega on veel ökonoomsem. Siin ta on küll toodud välja nüüd proteiini tootmise mõttega see slaid, selles mõttes, et väga odav on, või mis nüüd odav ka muidugi, aga väikse veekuluga on siis kasvatada proteiinikultuure, liblikõielisi või need nimetatakse ka pulsedeks, siis hernes, uba, lääts, nende seemned. Need, kui kasutada rohkem neid ja neid kasutatakse rohkem seal just nendes Aasia maades, kus on veepuudus, siis tõesti näete ju 10-kordne
vahe, et kui sul ikkagi on mõelda, et kui palju mul vett on, siis kasvatad hoopis neid läätsesid seal ja ubasid, sest lihtsalt muuks otstarbeks vett ei jätku. Ja näete ka üllatus, kus veel, kui palju kulub meil igapäevaselt vett, mida me üldse ei oska arvestadagi. Näiteks kas või ka seesama siin jutuks jooksis kuskil läbi, et jooge vee asemel õlut, aga näete sellega ühe pindi õlle tootmiseks on kulunud 160 liitrit vett, kujutage ette. Ja isegi kas või meie kingapaari jaoks jälle 8 tonni vett ära kulunud kuhugi. Nii et me tegelikult, nüüd oleks huvitav teada jah, kui palju nende veepudelite tootmiseks vett on kulunud. Võib-olla isegi kesta tootmiseks rohkem kui selle sisu tootmiseks. Kuidas me siis vett kokku saame hoida? No selge see, et väga palju vett läheb lihtsalt kaduma. Ütleme, raiskame. Et 1/3 umbes veest läheb sihtotstarbest välja, või kui nii saab öelda. Ja kus siis, kui palju, näete, siin on nüüd erinevate piirkondade juures välja toodud, et kui palju kuskil siis kaduma läheb, nii et mida rikkam riik või piirkond, seda rohkem siis läheb kodus seda toitu kaduma. Näete, Euroopa või Põhja-Ameerika siin ligi 1/3 läheb kodus kaduma. Kollane on siis tootmises ja tõesti, näete, Aafrikas ongi põhikadu seal tootmise juures ja kodus vaevalt näpp otsaga midagi, mis kaduma läheb, sest süüakse kõik ära, süüa niigi vähe. Ja kui palju siis jälle vett sellega meil raisku läheb, et toitu me piisavalt hästi ei kasuta, siis on välja arvutatud umbes niimoodi, siis, et selle tootmiseks kulus ju tegelikult seda magedat puhast vett ja kui seda võrrelda, siis ma tõin just siia Peipsi järve mahu 22 kuupkilomeetrit ja 12 Peipsi järve kogu maakera raisatud toidu tootmiseks on see tegelikult ära kasutatud ja kulutatud täitsa tühja. Nii et hoidke toitu paremini ja hoiame vett kokku. Või nüüd te hoidke, vaid kasutage selles mõttes. Nii, ja mis siis maakera põllumajandusele kõige rohkem kahju põhjustavad, ongi põuad. 84% on kahju tekitajatest põuad, tormid ja üleujutused ja need kõik on palju väiksemad, nii et vesi iseenesest teeb kahju palju vähem kui selle vee puudus. Millest saak sõltub, tõin sellise termini teile siia ka, sõltub selline termin nagu saagilõhe, teate ju palgalõhe ja on olemas igasugused sookvoodilõhed ja kõik, aga on olemas ka saagilõhe. See tähendab siis seda, et mul kahjuks siin praegu ei töötanud nüüd see slaid, aga okei, ma võin niisama ka seletada, et on olemas potentsiaalne saak, mis oleks üldse võimalik sealt põllult saada, siis vee puudusel jääb see saak väiksemaks, toitainete puudusel jääb ta veel väiksem ja siis, kui me niisutame seda põldu, siis ta tuleb peaaegu sinna potentsiaalse lähedale, kui me kõik need likvideerime need puudused ja vaat seda vahet jällegi siis nimetataksegi selleks saagilõheks, mis meil tegelikult sealt põldudelt saamata jääb, nii et see umbes nii meil ka on, et me saame võib-olla siin Eestis selle tegeliku saagi kuskil 3-4 tonni hektarilt, aga meie tegelikult saagi potentsiaal olekski seal 8-9-10 tonni, nii et meil on see saagilõhe mitte siis niivõrd, siin on ta välja toodud nagu veepuudusest, aga meil on ta kõikidest muudest põhjustest praegu kahjuks veel puudust. Eestist on saanud viimase 10 aasta jooksul taas vilja eksportiv maa. Miks ma ütlen taas? Sellepärast, et eelnev ekspordiperiood oli Rootsi ajal. Et ajaloo õpikutest mäletate, meid nimetati ka Rootsi kuningriigi viljaaidaks. Vahepealsetel aegadel vilja Eestist välja ei viidud, sellepärast, et nõukogude ajal me pidime selle söötma oma sigadele ja loomadele sisse ja viima liha Venemaale või tollel ajal Moskvasse, Leningradi. Eesti ajal pidime sisse söötma oma väiketaludes sigadele, sisse eksporditi võib-olla seda võid ja munapekki ja tsaari ajal tuli ta piirituseks ajada.
ja siis jälle Venemaa avarustesse maha müüa. Aga nüüd siis jah, 2005 me viisime esimese koorma välja, see on üks suur laev. Näete, siin on igas sellises sahtis võib-olla 10 000 tonni vilja. 70 000 tonni on sellises laevas. Selliseid me teeme 4, 5, 6 võib-olla praegu aastas kuskil 2010 hakkasime esimesi selliseid suuri laevu viima Eestist välja. Ja kui me ennem nägime, et 1 kilo tootmiseks läks tarvis 2000 liitrit vett, siis me kaudselt võime ka seda siis ju nimetada selleks, et me ekspordime Eestist vilja, aga samas me ekspordime ka puhast magedat vett, mis meil läks ju tegelikult selle vilja tootmiseks tarvis. Korrutame need kogused 2000-ga ja me saaksime selle veekoguse, kui me peaks panema nüüd vee sellised suured laevad. Kui seda kogust võib-olla ei kujutage hästi ette, see 70 000 tonni, mis seal on, sinna läheb siis 3000 rekkat sisse ühte sellisesse laeva. Umbes 15 miljonit on siis see invoice või see kaubaarve siis sellise ühe laeva kohta. Ja muidugi ka kaudselt võib selleks siis ümber arvutada ka energiaks. Nii et kõik, mis põllul kasvab, mis meil metsas kasvab, see on ju taastuv energia iseenesest. Igal aastal tuleb meile uuesti fotosünteesiga, me seome päikeseenergia. Need taoline viljasaak, mis meil siin põldudelt headel juhtudel saadakse, kuskil 8 tonni ringi, annab 126 gigajouli, nii et teatud määral siis me võime seda ka nimetada kaudselt meie taastuva energia ekspordiks. Ja kuhu see läheb? Ikka jälle sinna piirkonda, kus vett ei ole. Seesama jutt, mis me siin ennem rääkisime, suuremad maad, kuhu me viime vilja, Saudi Araabia, Iraan, Keenia, Põhja-Aafrika, Lõuna-Euroopa, Türgi, India. Ja kui me viisimegi 2010 kuskil esimese suuretaolise laeva sinna kaamelite söödaks, siis me arvasime ka, et me oleme siin nüüd kõvad suured viljaärimehed, et nii suur laev läks sinna ja siis, kui me kuulsime, et Saudi Araabia ostab 40 sellist suurt laeva aastas. See on peaaegu, et iga nädal üks selline suur viljalaev tuleb neil sisse, sest neil lihtsalt ju endal midagi ei kasva. Kogu see poolsaar ongi taoline, nagu siin on, aga inimesi on ju miljoneid ja loomi samuti. Need kaamelid söövad väga hea meelega seda meie otra ja raha muidugi neil on, eks ole, need kauba vastu, nemad ajavad oma nafta siia poole, meie viime siis oma vilja sinna poole, need vorsti vastu, kuidas see käib. Nii et jällegi, kui nüüd võrrelda, et kui palju me siis võiks tegelikult toota siin, et praegu me toodame vaevalt nii eelmine aasta kuskil 1,5 miljonit tonni teravilja, Baltikum kokku, Eesti, Läti, Leedu 10 miljonit. Ütleme, et sama mahu vilja toodab ka Soome, Rootsi, Norra, umbes 10 miljonit tonni aastas, aga Eestiga sama suur territooriumil Taani, tema toodab ka 10 miljonit. Nii et ma alati tahan seda rõhutada, et me ei pea Taanile järgi jõudma, sest siis me peaks hakkama oma metsi maha võtma, sest neil on seal kuskil 6-70% territooriumist põldude all. Meil on üle poole territooriumist metsade all ja külvipind on vaevalt 10-15% meie territooriumist. Aga kuskil 2 miljonit tonni teravilja aastas toota, see oleks meile täiesti võimalik, ilma et me oma keskkonda oluliselt mõjustaks. Ja võib-olla tõesti suurim viljatootja siis on Prantsusmaa Euroopas, kuskil 70 miljoni tonniga. Nii et selle taimekasvatuse kokkuvõtteks lihtsalt tahtsingi öelda, et see on taoline majandusharu, kus toodetakse energiat ligi 10 korda enam, kui kulutatakse ja see ju tegelikult eesmärk olekski. Heal juhul isegi on see võimalik 20 viia 1-20, kui me kõiki väga hästi seal teeme põllul keskmisena, ta kahjuks jääb sinna 10 kanti. Aga on ka tootmisviise, kus praktiliselt kulutatakse sama palju, kui energiat sinna sisse pandi. See tavaliselt meil saagi juures
kui kuskil 1,5 tonni hektarilt vilja saadakse, siis praktiliselt sealt on 1:1 see energiakulu, nii et on taolisi tootmisviise, mida väga propageeritakse iseenesest, aga kus energia ja veekulu on mõttetud ja kahjulikud. Viljast rääkisin, aga tahtsin siis välja tuua, et me ei kasvata mitte ainult vilja, vaid paarkümmend aastat juba väga populaarne kultuur on siis raps, millest me saame siis oma igapäevast toiduõli. Võib-olla jällegi üllatus, et mida me kogu maakeral sööme, siis toiduõli on teisel kohal tähtsuselt. Kui teraviljast tehtavad toiduained on esamaa kohal kuskil 25%-ga kõigest, mida maakeral süüakse, siis õli on teisel kohal, veidi üle 10% toiduõli just. Meil siin võib-olla Põhjamaa tingimustes mitte nii väga palju kasutatav, meil võib-olla vaevalt 2% piiris, aga kogu maailmas ja seda ennustatakse, et see aastaks 2050 veel kasvabki võib-olla umbes 2-kordseks just taimsete õlide kasutamine veel. Enamasti, mis me toodame, on siin nüüd see õlitehas meil Scanola seal Põltsamaa Jõgeva külje all Painkülas. Nii et kui lähete siis poest toiduõli ostma, siis ma panin selle sildi ka siia, et ostke siis õiget õli ikkagi see, et oleks oliiv ja väike reklaam ka siia juurde, et ei ostaks siis valeõli, et kui oliiv ja siis ta on Eestimaa põldudel kasvanud. Eestimaa jällegi vett kasutanud, energiat ja meie põllumeestele raha tagasi läheb, aga enamuse sellest õlist me viime välja jällegi selliste suurte tsisternidega, need kõik võimalikud toiduainete tööstused, majoneesid, sprotid, margarinid Lätis, Leedus, siin Skandinaavia maades, kes kasutavad meie toodet ja vaadake ka seda, kas keegi tunneb ära, mis etikett see võiks olla. See läheb Iisraelisse, nii et me paneme siit ka eestimaise rapsiõli pudelisse, saadame sinna samma jälle Iisraelisse. See peaks siis nende keelne etikett olema kosher kvaliteet. Need rabi käib kohal ilusti meil seal ja pühitseb kõik ära ja kontrollib ära, et kas ikka kõik on vastavuses ja on juba 3. aasta. Kuskil 4000 tonni läheb seda iga aasta meil sinna. Võib-olla mitte väga tuntud fakt. Nii, ja väike võib-olla selline nostalgiaga laulusalmist, et ei hõbedat kulda, millest me ka kuulsime, ei leidu me maal, kuid vilja kantvat mulda on küllalt igal pool. Nii et kasutame seda paremini ära, et seda mulda ja põldu meil tõesti on palju, et me saame fikseerida seda päikeseenergiat, et me saame siduda seda vett ja siin just näiteks ongi toodud välja, et kui muld on selline tihendatud, kokku tallatatud ja viletsaks kõva halva kvaliteediga, siis ta ei seo seda vett, aga kui ta on hea ja kohev, siis ta hästi palju seob seda vett. Ja milleks meil seda siis vaja on? Eelkõige siis, siin nüüd jah oli, et kuidas me seda veekulu saaksime siis taimekasvatus vähendada, ikkagi jah jällegi, et oleks selliseid taimi, mis vähem vett kulutavad, et oleks sellised agrotehnika võtted, mis vähem vett aurustada laseksid ja ka sordiaretus. Nii et jällegi võib-olla teil üllatus, aga see GMO, mis meil siin Euroopas väga paha on, siis on ju 3-4 põhisuunda. Esimene suund oli see GMO aretuses, et ta saaks odavamini kasvatada, et ainult ühe herbitsiidiga saaks hakkama, et ta oleks selle Roundupi glüfosaadi resistentne. Ja teine suund oligi, et ta oleks põuataluvam. Ongi aretatud põuataluvad maisisordid, praegu väga palju töötatakse ka nisusortide kallal, et väiksema vee hulgaga nad suudaks korralikku saaki anda. Siin ma panin enda edevusest ka ühe pildi, kus me olime Iisraelis ühes apelsinisalus, nii kui väiksed lapsed kommipoes hullasime seal ja sõime neid magusaid üleküpsend apelsine ja siis, kui agronom tuli sinna, et ma lasen selle apelsinisalu siit maha raiuda, et see apelsinipuu kasutab nii palju vett, et see ei ole kasulik mul pidada. Ja siis ma ei saanudki nagu üldse aru, et mis juttu ta räägib. Ja tulebki tema loogika siis sellest välja, et kogu tema tööplaan seal saab alguse sellest, et kui palju miski kultuurvett kasutab, kui efektiivselt ta annab saaki, mitu kilo
toodangut mitme liitri vee kohta. Kõik sellest saab pihta. Ja kui palju siis riik annab talle niisutuskvooti. Ja alles siis ta hakkab arvutama, ahah, nii palju ma saan sellel aastal niisutuskvooti, nüüd ma võin kasutada nii palju põldu, seal ma saan nii palju seemet vaja, nii palju väetist vaja. Meie jaoks täiesti vastupidine loogika. Ja siis, kui meil nüüd jutt oligi sellest reoveest, siis nemad kasutavad 86% oma igapäevaselt kasutatud veest taas põldude niisutamiseks. See on maailma rekord, seda järgmine riik vist, kes oli, ma enam ei mäleta, vist oli kuskil 30 või seal protsenti, kes kasutab oma vee hulka ära, aga seal on tõesti selliste maanteede kõrval on kohe näha sellised meetrised suured veetorud. Üks toru on vist oli, ma ei mäleta enam värvi, aga sinine vist oli puhas vesi, mis tuleb sealt mägedest inimestele tarbimiseks ja teine kõrvalt oli siis see sama puhastatud reovesi, mis läks põldude niisutamiseks, et mitte midagi ei kasva ilma niisutamata. Ja kui nüüd vaadata veel seda olulisust veel ja kus see vesi siis püsib, siis näete, kui üllatav, et see muld, mida meil siis oli tõesti rohkelt igal pool, nagu laulusalm ütles, on võimeline siduma väga suures mahus seda vett, et siis olla vähem haavatav põuaperioodide toimumise suhtes. Ja kui me suudaksime tõsta mulla orgaanilise aine sisaldust 1% võrra, on USAs välja arvutatud, et suureneks seal täiendavalt seotud vee hulk taolises mahus, mis jookseb Niagara kosest alla 150 päeva jooksul. Kujutate ette. See on ju väga kohutavalt suur kogus, kuivõrd siis vähem oleks tarvis selliseid, nagu seal kaardi pealt me nägime seda Texase põldusid. Aga see niisama lihtne ei ole, et 1% tõsta seda mulla orgaanilise aine sisaldust, siis tõin siia ühe tabeli teile juurde, siit oma Eesti kodumaalt Jõgeval üks pikaajaline katse, vaadake seal viimane tulp on siis see orgaaniline süsinik või teda nimetati ka huumuseks, mis otseselt küll ei ole, aga seda koefitsiendiga läbi korrutades saab huumuse protsendi. Ja näete nüüd, kui erinevate tehnoloogiatega siin on ilma väetiseta ja siin on nüüd korralikult väetatud ja seda sama asja on tehtud nüüd 19 aastat täpselt ühe sama koha peal. Nii et näete, et kui korralikult taimik on kasvanud, sinna on jäänud kogu aeg juure jäänuseid, põhu peenestatult mulda tagasi antud, näete, on tõusnud mulla orgaaniline sisaldus, aga näete selle 19 aastaga, kui vähe on see alles tõusnud. Nii et kujutate nüüd siis ette, et enne me ütlesime, et tõuseks 1%, siis peaks veel minema võib-olla 100 aastat, et selle 1% kätte saaks, kui ainult vilja kasvataks. Muidugi, kui sinna rohkem ka orgaanilist väetist, sõnnikut, kõikvõimalikke muid meetodeid kasutada, on võimalik seda kiiremini teha. Ja kuidas siis ikkagi see muld üldse tekkis? Näete, 500 aastat on tarvis selleks, et see 2,5 sentimeetrit mullakihti saaks tekkida. Nii et meil ju tegelikult see kogu Eestimaa muld ongi tekkinud selle 10 000 aasta jooksul, mis jääajast on mööda läinud. Enne seda oli muidugi siin korralik mets ja muld, aga selle lükkas jää nagu suur buldooser siit minema. Nii et üks teooria ongi see, et jääliustikud läksid järjest edasi, loomad said ära minna, aga kogu orgaaniline aine lükati sinnamaani kokku, kuhu ta kunagi lükati, siis sulas jää ära ja siis tekkiski sellest meie lükatud mullast sinna see must mullavöönd. Nii et nii see võibki olla, et me võiks siis küsida sealt Ukrainast ja kus see on see must mullavöönd, et näete, see on siit meie pealt ära lükatud muld kunagi teil seal nüüd kasutada. Viljakas muld siis tõesti vähendab üleujutuste riski ja seob hektari kohta 1,5 ujumisbasseini jagu vett. Ennem me siin võrdlesime basseine, näete ka üks muld võib tõesti siduda sellise hulga vett, mida ei oska nagu ette kujutadagi.
Ja seesama reovee kohta siis, et me tõesti filtreerime selle korralikult läbi ja muld ja taim kasutab selle ära. Ja siin ka siis tänase päeva temaatikaga veel seoses, et kui palju arvatakse, et 2030. aastaks siis see veepuudus just suureneb. Ja mis need kliimamuutused siis meile tähendada võivad? Et selge see, et see maakera keskvöönd, troopiline vöönd, seal läheb see asi arvatavasti hullemaks. Meil võib-olla isegi võib sellest kasu tulla, kuna me oleme siin põhjapiiril. Meil taimekasvatustingimused lähevad paremaks. Loodetavasti arenenud maades on see võib-olla väiksem mõju, aga just arengumaades on, näete, ligi pool siin. Ja kui palju siis see graafik näitab, et kui palju siis iga kraadi juures võiks siis see asi hullemaks minna, kui see temperatuur tõesti nüüd tõuseb ja siin ikkagi midagi vist teha ei ole. Inimkond kasvab tõesti aastaks 2050 kuskil 9,5–9,7 miljardini. Üks põllumaa hektar 60. aastal toitis ära 2,3 inimest, täna kuskil 5. Nii et midagi teha ei ole. Selleks, et inimkonda ära toita, peame efektiivsemalt tootma. Üks põllumees toitis ära 155 inimest täna ja jällegi 60. aastal ainult 25 inimest. Ja selge see, et lahendus oleks ainult selles, et siis samalt pinnalt efektiivsemalt toota, väiksemate kuludega, väiksema veekuluga, väiksemate toitainete, väetiste kuluga. Ja ainult sel juhul siis me anname väiksemat survet metsikule loodusele, me ei pea üles harima täiendavaid põllupindasid ja ega neid eriti kuskilt enam rohkem võtta ka pole. Ja üks väike kiitus ka siis põllumajanduse suunas, et tõesti võime sellega arvestada, et me Eestimaal siis piisavalt toitu toodame, jaksame seda ka välja vedada ja raha juurde teenida. Nii, suured tänud kuulamast! Nii, on teil tekkinud küsimusi ettekandjale? Jaa. Minu küsimus on väga lihtne. Kas teie teate midagi, kuidas veega on Hiinas? No, Hiinas oli, nii nagu siit nägime ka, koos Indiaga 40% sellest kastmis niisutatavast veest kasutavad nemad ära. Neil on tohutult suur elanikkond ja nad saavad endale lubada seda käsitööd, et teha taolist terrasspõllumajandust ja nagu me siin nägime, ka seesama riis on neil ju põhiteravili, kasutab kõige rohkem veel seda vett oma kasvuks. Neil on vett päris palju selles mõttes, et mida mägisem on piirkond, seda rohkem on sinna sademeid kogunenud, liustikke, mis siis seda vett nagu vabastavad. Tihtipeale me Hiinat nagu näeme läbi uudiste kui sellist halba näidet, kui palju seal reostatakse, kui palju suurlinnades on seal sudu ja sellist reostust, aga nad ise ka saavad sellest aru ja tegelikult näiteks üks positiivne fakt, mida me võib-olla üldsegi pole kuskilt läbi jooksnud, on see, et näiteks viimase 20 aastaga on Hiinas metsade pind kasvanud üle 10%. Hiina on kõige suurema metsa juurdekasvuga riik viimase 20 aastaga. Need täpselt sama palju, kui Brasiilias on metsi maha raiutud, on Hiinas tegelikult metsi juurde tulnud. Need väga huvitav fakt. Eilse metsapäeva puhul võib-olla väike selline nüanss. Ja, aitäh.
Aitäh. Ma tahtsin veel täpsustada neid teraviljade liike, et kaamelite läheb oder, aga mida veel siis eksporditakse? Kaamelid söövad väga hea meelega otra, aga meil võib-olla suurem kultuur, no ütleme, oder ja nisu on mõlemad võrdsed, mida me Eestist välja viime. No ja siis sõltub nüüd sellest, et kas ta on siis söödanisu või toidunisu. Viis erinevat kategooriat on meil nisusid, sõltuvalt erinevatest maadest, mida nõutakse. Kui ta läheb siia Euroopasse, siis ta läheb tavaliselt kuskil söödatehastesse loomasöödaks, kui proteiinisisaldus on madalam. Kõrgema proteiinisisaldusega läheb leiva-saia küpsetamiseks, sest teatavasti protein on see, mis seda pätsi nagu kohevana hoiab, et ta kokku ei vajuks. Aga kui ta läheb sinna kuskile Aafrikasse, seal sobib ka suhteliselt madala proteiiniga, sest nemad ju küpsetavad need peduiinid oma leiva või saia seal kivi peal sellise nagu koogiplanni, et tal seda kohevust, võib-olla seda pätsi kohevust ta eriti nagu ei nõuagi. Ja kui nüüd veel näiteks seesama hernes, meil on nüüd eelmine suvi või sügis oli esimene kord, kui me Indiasse viisime 25 000 tonni laeva kollast hernest. Need Eestis nisu ja oder on traditsiooniliselt palju kasvanud, aga hernepind on nüüd üks kultuur, mis on viimase 10 aasta jooksul kõige enam muutunud. 10-kordistunud on herne kasvupind ja miks mitte teda siis kasvatada, kui teda on võimalik sinna jälle müüa. Nii et seesama India ja taolised piirkonnad on traditsiooniliselt läbi ajaloo väga suured sellised leibikeeliste kultuuride või nagu me nimetame neid ka pulsedeks, nende sööjad. Ja. See on üks põhjus, nagu ma ennem ka ütlesin, just seesama, et tema kasvatamine, selle pulse kasvatamine nõuab suhteliselt vähe vett ja samas ta säilub väga hästi. Ta säilub mitu aastat seal turgudel, kui käite lõunamaadel, on nendes kottides kõik need pulsed erinevad seemned, sedasi rivis, need võid kõiki erinevaid valida, ei tunne kõik äragi, mis on mis. Nii, küsimused otsas.